Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Edpuzzle keskkonnas luua klasse ja siis õpilastele ülesandeid jagada. Ma olen juba sisse loginud ja kui ma nüüd võtan siit ülevalt My Classes, siis siin ma näen, et praegu mul on üks klass katse. Ja kui ma tahaksin siis klasse juurde luua, siis ma klõpsan lihtsalt Add Class, panen klassile nime. Siis panen näiteks, et mis aine see on. No paneme näiteks siis World Languages ja mis klassis. No 5. klass ja Save Class. Nii, ja nüüd mul siis tekkis klass ja kui ma nüüd tahan, et õpilased selle klassiga ühineksid, siis ma pean neile ütlema selle klassi ühinemiskoodi ja siis nad saavad sellega ühineda. Mul on ka siin üks katseklass, kus on siis parem niimoodi võib-olla möllata ja siin on nüüd näha siis, et selles katseklassis on mul erinevad siis ülesanded pandud ja kui ma siis võtan mõne asja siit lahti, progress, siis ma näen, et näiteks siin keegi õpilane Heli on midagi teinud 75% ja midagi ei ole päriselt läbi vaadanud ja nii edasi, nii et ma näen siin ka igasuguseid sellist väga toredat statistikat. Nii, aga kujutame ette, et mul on siis katseklass, nii ma nüüd ütlen õpilastele selle koodi ja palun neil teha konto. Ja kuidas see siis toimub? Õpilane läheb ka leheküljele edpuzzle.com ja klõpsab siis nupule I'm a new student ja nüüd ta peab siis täitma väljad, kus talt küsitakse tema nime, no näiteks Jüri. Siis paneme siis, kasutaja nimi on tal ka siis Jüri, siis ta paneb endale siia salasõna 2 korda ja isegi õpilasel ei ole vaja lisada oma meiliaadressi. Nii. Ja siis klõpsab lihtsalt sign up. Samuti saaks siis Google'i või Edmodoga konto teha. Nii nüüd öeldakse, et salasõna pole mul sama. Nii. Klõpsan sign up. Ja mul loodi konto ja nüüd küsitakse, et kas ma tahaksin ka mõne klassiga ühineda. Siis ma klõpsan siia paremale poole Join New Class ja võt nüüd on mul vaja seda koodi, mis siis õpetaja andis. Nii klõpsan selle koodi peale Join the Class. Nii ja nüüd ma näen siis kõike seda, mis minu jaoks on siia üles pandud, kõike neid ülesandeid ja ka tähtaegu. Aga kohe näitan siis, kuidas ühte ülesannet panna. Nii, kui ma nüüd lähen uuesti õpetaja vaatesse ja valin siit My Content ja nüüd tegin selle kevade märkides, tegin siis sellise ülesande, siis valin siin hammasratta peal Assign video ja nüüd valitakse, mis klassile, nii paneme selle katseklassile. Siis on võimalik teha selline asi, et see prevent skipping, et kas õpilane nüüd näeb neid küsimusi nii, et ta saab sealt kerida või ta peab ikkagi video ka kõik ära vaatama, et seda ma pean nüüd otsustama, et kui minu jaoks on väga oluline, et ta kõik algusest lõpuni ära vaatab, siis ma pean siia linnukese jätma, aga kui ta on nii andekas ja võib ka ainult küsimustele vastata, siis ma valin selle. Ja ma võin ka panna siis tähtaja, et mis ajaks see peab tehtud olema, et näiteks siis 2. veebruariks ja selleks ajaks peab ülesanne tehtud olema. Ja siis klõpsan nupule Save Assignment. Nii. Ja nüüd tekkis siis siia ülesanne. Mul kohe näha, tähtaeg on näha ja praegu on siis 0% on completed see asi. Nii, lähme nüüd õpilase vaatesse tagasi. Nii, teeme siin veel kord klassi peale veel klõpsu, vaatame, kas lisandus siia üks uus ülesanne ka. Nii, veel üks refresh. No nii, ja tulidki kevademärgid. Ja nüüd klõpsan siis nupule Start ja siis läheb mul siis ülesanne lahti. See tähendab, et ma siis saan vaadata seda. Panen video käima. Vaatan rahulikult. Kuna ma olen nüüd pannud siia skippimise võimaluse, siis tegelikult ma võiks kohe küsimuste peal klõpsata, et mis on pildil. Nii, siin ta näitab mul praegu nüüd reklaami ka veel lisaks sellele. See on see YouTube'i häda. Nii, mis on pildil? Mis meil siin pildil oli? Käbi oli tegelikult. Mul on see nüüd küsimus sattunud natuke vale koha peale. Nii, submit, continue. Nii, siis vaatame, mis järgmine oli see, et kes siin näris puud, see on kobras. Ja näete, ma võiksin ka mitu valikut teha. No ütleme nii, et ma arvasin, et see on kobras ja põder. Submit. Nii.
ja continue näitas ka mulle õiged vastused kohe ära, et kus ma siis eksisin. Nii, ja siis tuli kommentaar, metsas on tore olla. Nii, continue, nii. Ja paneme back, rohkem ma seda vaadata teeme nii, et ei jaksanud. Nii, mida siis õpetaja näeb? Nii, lähen uuesti õpetaja vaatesse, võtame nüüd kevade märgid ja võtame selle progressi siis, vaatame, kes on vaadanud. Ja nüüd, mida ma näen? Et kevade märkide puhul siis hinnet ei saa kellelegi panna, vaatame nüüd siis seda Jüri vaadet, ma näen, kui palju ja mitu korda on siis mingisugust asja siin vaadatud ja kuidas on küsimustele vastatud. Ja kõik need vabavastuselised küsimused, näiteks mis on pildil käbi, nüüd ma saan siin ise ära hinnata, et ma panen näiteks, et see vastus oli õige. Ja no siin on nüüd näha, et mida ta siis valesti vastas. Nii, ja läheme tagasi back siia klassi juurde, nii et siis on siin oluline näha siis seda protsenti, kui palju õigesti vastati ja kui palju tegelikult videot vaadati. Nii, ja siis on võimalik samamoodi siis seda ka Excelisse enda jaoks eksportida, kui ma tahan. Nii, ja grade open questions, see tähendab, et ka avatud küsimusi hinnata. Nii, aga ma lähen nüüd korra veel tagasi klassiruumi ja tegelikult on võimalik ka siis lisada õpilastele ülesandeid, et nemad peavad ise midagi sellist tegema. See tähendab, et nemad peavad ise tegema ühe video ja ise sellele videole küsimused lisama ja nii edasi. Ja siis, kui ma tahaksin midagi sellist teha, siis ma lähen uuesti siia My Content selle juurde ja vot siin on üks selline nupp nagu Create. Siin ma saan teha uue video, samuti on võimalik siia ka üles laadida videot, et kui mul on see näiteks arvutis valmis. Õpilase projekti ja uut kausta. Ja vot see õpilase projekt, kui ma klõpsan selle peale, Student Project, siis vot sellele ma saan nüüd ise panna, et näiteks see on kevade märgid, mina tegin ühe, aga ma tahan siis, et nemad teevad. Nii siis ma kirjutan, mis on selle projekti eesmärk, siis ma annan mingisugused instruktsioonid siin, et mida ta peab tegema, filmib kevade märke. Nii, ma praegu pikalt ei jõua lahti kirjutada ja siis panen Save Project. Nii, ja nüüd ma saan määrata, mis klassile see on, näiteks katseklassile. Ma saan määrata kuupäeva, kui ma tahan, et see on kindlalt paigas, mis ajaks see tuleb esitada, ja siis Save Assignment. Ja nüüd siis tuleb selline ülesanne nagu kevade märgid. Ja jälle, kui ma nüüd lähen selle klassi juurde siin ja vaatame, siis kas ilmub siia veel üks uus ülesanne. Nii, ilmuski kevade märgid. Ja nüüd, kui õpilane läheb seda tegema, siis ta ka kõigepealt loeb ära need instruktsioonid, klõpsab start ja nüüd on temal sama vaade, mis õpetajal. See tähendab, et ta saab samamoodi otsida video, sellele lisada kõik asjad ja tegelikult see jääb siis, seda näeb esialgu ainult õpetaja. Ja kui nüüd õpetaja leiab, et mõni video on tulnud väga hea, ma võtan siin näiteks ühe näite, et võt keegi õpilane Heli on teinud väga hea video, siis tegelikult seda videot saab siis pärast ka sellisel viisil kasutada, et jagada teistega. Et õpetaja saab ise otsustada, et mõned asjad on siis sellised, mida ta võib ka siis suunata hiljem klassile vastamiseks. Nii et selliseid palju võimalusi pakkuv keskkond.